mitmekülgne konservatism sai sellise kogumiku pealkirjaks ja see raamat on nüüd juba valminud 3 kuud tagasi, on hästi varustatud raamatukauplustes müügil. Ma ei tea selle raamatu praegu müügiedu, aga vaevalt, et nüüd ideoloogilised, filosoofilised kogumikud väga populaarsed on, aga igal juhul ma väga soovitan, sest see on tõesti rikas huvitav raamat. Minu arvates on see midagi rohkemat kui lihtsalt raamat, vaid see on teatud tegevuse koond või vaheprodukt. Ja mis see tegevus siis on? Ma olin mõned aastad Jaan Tõnissoni instituudi tegevjuht ja ma üritasin osutada siis ka meie erakonna ministritele teatud sellist mitte tagatoa, vaid mõttekoja teenust. Et tänapäeval ju väga palju asju tehakse võrgustikus, ega ühelgi ministril ei ole nii palju nõunikke, ega üheski ametkonnas nii palju ametnikke, et oleks kõik maailma tarkus sinna sisse koondatud, ikka kasutades mõttekodasid. Ja mõtlesin, et mis võiks olla lähem kui IRL-i ministritele, kui Jaan Tõnissoni instituut kui mõttekoda. Pealegi päris algselt Jaan Tõnissoni instituut moodustatigi nende erakondade baasil, kes siis hiljem moodustasid Isamaa, Isamaaliidu ja IRL-i. See kõik nagu juurtega on samast tüvest. Kahjuks see mõttekodade asi ei läinud läbi, oli nii majandusministril juba endal piisavalt palju tarkust ja ka regionaalministril, kuhu ma mõttekodasid pakkusin ja otsisin siis mingit muud väljundit. Siis vaatasin kalendrist, et läheneb hirmuäratava kiirusega Jaan Tõnissoni suur juubel. Nimelt juba aastal 2018 saab see suur mees 150 aastaks või tema sünniaasta 150 aastat ja seda tuleks igal juhul tähistada. See ei ole mitte lihtsalt üks tähistamine, see on terve protsess. Nagu Jaan Tõnisson ise oli terve ajastu ja ta tähendas väga palju kogu Eesti ühiskonna arengule, Eesti poliitika arengule, Eesti riikluse tekkele. Ja mul oli hea meel, et minu mõttekaaslane partner siis Pätsi majamuuseumist LLE-s oli väga aktiivne ja hästi ergas naisterahvas, kes tegelikult jälle initsiatiivil ja minu kaasabil korraldati Jaan Tõnissoni 140 aasta tähistamine Teaduste Akadeemias ja läks väga hästi korda. Oli palju esinejaid ja edasi. See kõik on eellugu. 140 möödas, kuid nüüd tuleks hakata tõsiselt peale minema. Aga mis on siis meie rahvuslik ideoloogia? Nüüd läheksime järgmise sammu peale. Ja siin me hakkasime 2009-2010 aastal korraldama seal mõttetalguid, nimetasin seda tinglikult Isamaa klubiks, kus käis meil kokku 5 või 6 korda punt inimesi, kellega me püüdsime teatud teemad nagu läbi võtta. Mis on väärtused, mis on väärtuspoliitika. Õppinud politoloogid naersid muidugi selle kohe välja, et väärtuspoliitikat pole olemas, on ainult jõupoliitika, mida ma ei taha siiamaani uskuda, kusagil on ka väärtused, aga eks see tõetera on, ega poliitika ja väärtused, nad saavad kokku, aga nad pole päris seesama. Mis on rahvusriik, mis on rahvuslus ja milline võiks olla Eesti visioon, kõiki seda arutusel 2010 aprilli-juuni. Ja siis jõudsime üsna kiiresti järeldusele, et tegelikult on teema palju laiem, oleks kaasata suurem autorite ring ja järgmisena läks nagu teema käsitlus juba Tunne Kelami büroo Pro-Paatri koolituskeskuse kätte, kellel olid reaalsed ressursid, ehk siis Tunne Kelami kui Euroopa Parlamendi liikme võimalused Pro-Paatri koolituskeskule sidemed Konrad Adenaueri fondiga ja seal oli veel Center for European Studies ja veel üks organisatsioon, kes oli valmis seda protsessi toetama. Ja läbirääkimised käisid ka Haridus-Teadusministeeriumiga ja ka sealt saadi toetusnõusolek. Aga see kõik võttis aega nüüd alles siis 2011. aasta mais, see on siis 8-10 kuud tagasi, oli meil siis algatav koosolek, kus olid koos Pro-Paatri koolituskeskuse ja Tunne Kelami bürooga seotud inimesed ja panime siit paika sisukorra, autorid ja toimkonna. Enam-vähem sellisena see struktuur ka säilis. Osad autorite jaoks oli see tärmin liiga kiire,
osad kukkusid muudel põhjustel välja, aga põhimõtteliselt sellises struktuuris ja sellises mõttes, nagu me seal seda kogumikku planeerisime, ta ka sündis. Tema peamiseks vedajaks oli siis toimetus eesotsas Mart Helmega ja selleks, et sellest raamatust saaks loetav asi, et mõte oleks ka üles leitav, see ilmus palju vaeva Anne Taklaja, keda ma siin ka nägin enne, keeletoimetaja. Jah, Anne on seal. Ja igal juhul on see plussis veel tõlkijad, tehniline toimetus, kujundus ja siis rääkimata ikka sellest suurest pliaadist autoritest. Vaeva sai nähtud kõvasti, mina kaasa arvatud, võtsin endale, kui ma rikkusin terve suve ära endale sellega, et tähtajad olid siis artiklitel vist augusti lõpul ja kui sa ikka ei ole varem filosoofia või poliitfilosoofia teemal artiklit kirjutanud, siis on see esimene katsumus päris suur. Ma arvan, et paljudel tuli see palju kergemini välja, aga selline see tuligi. Nii et ta tasub selles mõttes ette võtta, et ma nüüd selle tänaseks, ma võtsin ta uuesti ette, mõtlesin, mis formaadis ma teile seda räägin, sest et kõiki seda ei ole võimalik ümber jutustada, ei ole ka mõtet. Pigem on minu roll see, et tekitada teis huvi ja raamat soetada või laenata ja seda läbi lugeda, sest et kõik autorid on tõepoolest seda konservatismi avanud läbi oma nägemuse, oma erialase, oma elukogemuse ja võib öelda oma filosoofia. See konservatism ongi selline hästi mitmekülgne nagu raamat, ka seda kinnitab. Nii, lähme edasi. Ja see oli siis meie eesmärk anda võimalikult ulatuslik ülevaade konservatismist, ideoloogiast, konservatiivse poliitika olemusest, kuivõrd see õnnestus, seda võib igaüks siis veenduda, siis kaasata autorite ring ja panna inimesed kirjutama, see osaliselt kindlasti õnnestus, siis ülesehitust ma mingit loogikat võib siin kindlasti leida, aga ta ei ole ikkagi õpik, et käsitleme selle teema läbi selle teema ja ta on ikkagi selline artiklite kogumik, mida on üritatud siiski mingisugusesse loogikasse panna üldisemad teemad alguses ja konkreetsemad teemalised käsitlused hiljem. Ja mis on võib-olla siiski õnnestunud minu arvates, et see näidata konservatismi kui universaalset mõtlemisviisi ja ühiskonnakäsitlust ja mis avaldabki igas riigis kultuuri kontekstis mõneti erinevalt, kuid kõik on ära tuntavad siiski sellised väärtuselised võrgustikud või põhipunktid, mida siis võib ära tunda, et see on konservatiivne, see ei ole. Mingisugune võimalus eristada on, et ta nüüd päris nii voluntaristlik ei ole, et igaüks nimetab igat asja konservatiivniks, kindlasti nii ei ole. Nii, lähme edasi. Ja Mart Helme väga lühike lööv eessõna minu arvates oli siin ka asjakohane, et miks just nüüd, võib-olla viimane aeg, ka oma konservatiivset nägemust välja tuua, seda lahti seletada, et Mart Helmelikult siis on seda küll vastandatud puhtalt liberalismile, aga siit algavadki eessõnast juba sellised mõistelised võimalused neid erinevalt lahti mõtestada. Mart Helme jaoks on liberalism ja konservatism täiesti vastandid, mis ka ajalooliselt nii ongi olnud. Ja täpselt, kuni selle teise maailmasõja ajaks nii ta oligi. Aga kui me nüüd jõuame tänapäeva, siis osaliselt juba Jüri Adams enne selgitas, et vähemalt majandus- ja globaalse majandustingimustes on seal väga palju kokkulangemusi. Aga kindlasti nad ei ole siis täielikult kokkulang, me ei saa öelda, et liberalism on konservatismi vastupidi, aga nad on lähenenud paljudes punktides. Lähme edasi. Kuidas on Torbjörn Röe isaksega, kuidas seda täpselt toetatakse Norra parlamendisaadik ja ma lihtsalt mõtlesin, kuidas seda asja mahlakamaks teha, ma otsisin enda jaoks huvitavaid selliseid mõtteid välja ja igaüks peab leida, teha sellest täiesti erinevaid, aga need on minu jaoks nagu olulised. Ja mulle väga meeldis tema käsitlus, et konservatism usub vabadusse koos vastutusega ja tugevatesse kogukondadesse, raskesse töösse ja sellest saadavasse kasusse ning kõigi aitamise asemel nende aitamisse, kes seda kõige rohkem vajavad. No see kõlab nüüd küll väga klassikaliselt, et see on nagu fundamentaalne.
ja samas ka tänapäeval usub vabaturgu ja elavasse kultuuri, mis on siis nagu ühiskonna tõeline ühendaja. Noh, juba meil läbitud teema, lähme edasi. Siis, ja mis mulle väga lähedane, usun poliitikasse, mida ei tehta ettevõtete, erasektoriga oma ökonoomikuse jaoks, vaid luust ja lihast inimeste jaoks, kes unistavad ja muretsevad, või mõnikord veab ja mõnikord mitte. Jälle minu jaoks, kui ma püüan see paralleelselt oma käsitlus, miks ma olen valinud, minu arvates on ka üks konservatiivne lähenemine, et inimesel on õigus eksida, inimesel ongi ebatäiuslikud. Aga meil peab olema ühiskond, kus inimesel on õigus eksida, tal on võimalus ja õigus ja õigsus ka parandada. Et see on nagu see, kus on tasakaalupunktid. Ja minu arvates on ka see võimalus, mida isaksin lahti seletada. Lähme edasi. Ma tahtsin öelda, et mul oleks hea meel, kui me kohe hüüataksite vahele, kui millest aru ei saa ja siis meil pea tagasi tulema, et me võime neid jooksvalt ka arutada teemasid. No Mart Nutt, grand old man meie konservatismis, kui me Eestist vajame ülevaadet konservatismist, siis tõesti, ma ei tea, paremat meest, kes on seda osanud lahti mõtestada ja ka populariseerida, kes on sellest kirjutanud. Ja ma tein tema mõningad laused, ta on siin kaks korralikku artiklit on tal kogumikus, aga ma siin mõned mõtted teen välja. Tänapäeva konservatist tähistab maailuvaadet, ideoloogiat, mis ühendab väärtuspõhise arusaama ühiskonnast, parempoolsuse ja demokraatia. Üsnagi üldine, aga samas selge minu arvates. Ja see nagu aitab ka selgitada ka meie kohta siin Eesti poliitmaastikul. Väärtuspõhisus kuulub lahutamatult kokku traditsioonidega, väärtused kujunevad ajas ja on püsivad ehk seega konservatiivsed. Vaat siin ongi see, et millest siis inimene oma ebatäiuslikus elus juhindub. Peavad olema traditsioonid, kombed, tavad, väärtused, aga seda teemat puudutavad veel hiljem teised autorid. Kuid inimesed muutuvad, ühiskond muutub ja seega muutuvad ka väärtused, nii muutub ka konservatism. Vaat see on see palju, sest konservatism on ise muutunud läbi 20. sajandi, 21. sajandisse ja ta on erinevates ühiskondades avaldus erineval moel. Ma usun, et täna vist Tiit räägib veel pikemalt, mis muud teda avaldub Saksamaa. Ma räägi hästi lühidalt. Nii, näeme edasi. Ja siis millel kaasaegne konservatiivs vastandub samavõrd reaktsioonilisusele kui sotsialismile ja liberalismile. Reaktsioonilisusele oli siis vanameelsuse ja selliste äärmusideoloogiate vastu kindlasti. Et mis ka minu valve diskussiooni lause on, kui hakatakse rahvuslust väga pahaks panema, siis ma ütlen, et rahvuslus ei taandu kuidagi mingisugust natsismile nagu sotsialismile automaatselt stalinismile, eks. Et mõlemal on koht tänapäeva ühiskonnas ja igasuguse reaktsioonilise õpetustel on konservatism kindlasti vastu määrab. Nii, ja vaat see on nüüd midagi väga sarnane, mida Mart Laar vastas Jürile, et konservatism on sageli tõesti ongi see, et teeme asja mõistuse päraselt. Teeme nii, kuidas meil nagu parem on ja kuidas me rahaga tõmmata. Ja see olebki juba konservatiivne, nii võib ka öelda. Ja siis Böökist on tehtud siis tema konservatismi ikoon. Mina olen ka see lugenud, mitte mõhkugi saanud aru, et pole õige sõna, aga ta on lihtsalt traditsiooniliselt sõnavarad nagu olemas. Kui rääkida konservatismi, me peame alustada Böökist. Aga tsiteerid küll. Valve tsitaat ikkagi. Ei, siin pärast enda artiklis. Aga ta on olemas ja ta saab lugeda. Nii, lähme edasi. Alar Kilp, kas tema oli nüüd Tartu Ülikooli õppejõud? Ja ta on niisugune minutus hea ja huvitav artikkel ülevaade natsismidest ja mina võtsin sealt nüüd tsitaadiks selle, et tõesti, milleks meil need ideoloogiad vaja on. Ma usun, et iseennast, nagu me ütleme, et väga levinud. Aga ikkagi meil peavad olema mingid pillid, millega vaadates tekib vaatlejal ühiskonnas lihtsustatud, korrastatud selge pilt. Meil ikka lähtuda mingisugustest väärtustest, mingist kujutustest. Pelgalt oma silmadega riigi vaadates ei näe inimesed kogukonda, ühiskonda, kodanikuühiskonda, Euroopat, rahvuskultuuri, kui me näeme lihtsalt mingisugust massi. Aga kui meil on nagu mingi pilt ees, ideoloogias, me suudame asju järjestada, korrastada. Ja ilma ideeliste prillideta ei ole siis inimesed hakkama saanud, olnud siis religioonid, šamaani õpetus või siis teaduslikud analüüsid, filosoofiad, aga inimesed vajavad seda.
Lähme edasi. No Bukovski, sealt ei ole ju raske midagi välja võtta, nagu mõned teised autorid, see tuleb lihtsalt läbi lugeda. See Bukovski, tema ei saa ilma sotsialismita selles pealkirjas, nagu te näete, 3 punkti viitab natuke kibedale irooniale. Et neid igasuguseid sotsialismi taolisi, ta paneb loomulikult natsionaalsotsialismi ka samasse ritta, need, mis püüavad inimesi teha homunkulusteks. Et need on kogu 20. sajand täis, et nendest peame ikkagi küll lõpuks üle saama. Et kuidas ta ütleb lõppkokkuvõttes, teab seda 200 aastast sõda üksikisiku, tema õiguste, tema väärikuse, tema sõltumuse vastu ise hakanud võimunedes eliit, igasugused sunnimeetoditega utopistid. Need on siis kõik need sotsialistid, ükskõik mis need ette panna, natsionaal või mingi muu sõna, tavaliselt punakommunistid. Lähme edasi. Bukovskit ma lihtsalt mõtlen, et see on nii terviklik asi, mul on veel mõni autor, millest ma osanud midagi välja võttagi. Alar Kilp jälle kooli või kõrgkooli õpetajaliku õpikulik asi, et millised siis liberalismi, konservatismi vahekorrad 20. sajandi teisel poole, 21. sajandi alguses. Et seda teemat on jälle nagu puudutanud, et kusagilt asjad lähevad kokku, aga kusagilt nad jälle jäävad igal juhul väga selgelt eristuvaks. Kuid nagu jälle, nad ei ole loomupäraselt liitlased, nagu poliitiliselt sagel on, kuid ühiskond maailm vajab neid mõlemaid, neid lähenemisi, et ei ole eelteist nagu välistav. Lähme edasi. Nii, Steven van Hekke, kas see oli Hollandist vist, jah? Hollandist. Konservatiivses Euroopas. Siin on nüüd see punkt, mida ma tahtsin ka kindlasti sisse tuua, et meil on ju kogu hange kiusatus, kui me räägime oma erakondadest, et panemegi nimelt konservatiivne erakond. Tegelikult oleks nagu õige, aga samas peame nagu arvestama ka sõnade tähendust, kuidas neid vastu võetakse ja siin nagu see Steven van Hekke ei annagi nagu suurt loodust, et peale Briti konservatiivse partei üheski teises Euroopa riigis ei ole õnnestunud seda nime nagu sellistest halbadest või nagu kopitanud tähendustest vabastada. Et võib-olla on see ka meie jaoks oleks suur risk näiteks, kui nimetategi erakondist konservatiivseks erakonnaks, tikku väga õige, me oleme raamatu läbi lugenud, meil on Nutt, meil on Adams, meil on kõik on väga hästi, aga ilmselt konservatiivne, sealt tulevadki need asjad välja. Minu analüüs ütles, et Eestis ei ole seda probleemi. Nõukogude ajal sõna konservaator vene keeles kujunes universaalseks sõimusõnaks. Et see oli nii-ütelda Nõukogude Liidu ja kompartei kõige suurem vastan, aga see on unustatud ja võib-olla on Jüri sõnavadel on demokraat. See on meie sõimusõnaks. Võib-olla ei ole see nii terav, kui tõesti seal Lääne-Euroopa, võib-olla ei ole nii terav tõesti, aga tähelepanu tuleks panna. See tähendab rohkem konservatiivsus traditsioonide ja põhiväärtuste Aga mõtlen, et siin tasuks seda tähele panna. Lähme edasi. See, mis ka jälle mulle meeldib ja psühholoogina, mulle nagu tõesti meeldib see konservatiivne õpetus see läbi, et ta võtab inimesi nii, nagu nad on. Siin kasutab Steven van Hekke seda antropoloogiline pessimism. Ma ei ole seda sõna niimoodi kasutatud, ma olen näinud, aga üks on täpne, tõesti, inimene ei olegi täiuslik. Selles mõttes, see pessimism, et me ei saa seda paremaks ka kuidagi teha, et ongi oma ebatäiuses. Keegi meist ei ole perfektne. Selles mõttes, et see isiklik ja sotsiaalne elu ei saagi kunagi põhineda sellisel võistluspärasusel kujutleda, et inimene on ülimalt ratsionaalne olend, et kõik on võimeline tegema täpselt plokkskeemid järgi ei õnnestuti kunagi. Nii et inimene on ekslik, järelikult ongi vaja kaitsta traditsioone, selles väljenduvad möödunud aega tarkus ja kogemus, mis on siis nagu läbi aegade kestnud. Selge. Inimene teada, kõik, mis on mida aidanud ellu jääda, olla edukas, seda võiks kasutada. Mitte seda eitada ja või uuesti samade rihad otsa astuda. Ja siis loomulikult jälle minule sümpaatne, et minu jaoks konservatismi definitsioon, kui minu
looni jõuame, siis ma oma enda jaoks nagu olen ka lahti hammustanud seda, et see ongi duaalne õpetus, ta on individuaalne, inimene peab olema sooritusvõimalus, ta peab olema vaba selleks, kuid ta ei ole mitte keegi, kui tal ei ole seda kogukonda, inimkonda laiemalt mõttes ümber, et see on ka Timmermann Heckel välja öeldud. Lähme edasi. Lindsay Lloyd, Ameerika Iisraeli konservatism. Ma räägin sellest põgusamalt üle, kuigi see peaks olema olemuslik artikkel, et see on just nimelt see, mida nüüd ka Jüri nimetas, et Ameerikast tuli see konservatismi ümbersünd, mida siin Lloyd ka kirjutab 60 aastat tagasi, vaid Eisenhower ajal ilmselt ka teatud reaktsioonina sellisele punasele pealetungile oli Ameerikale vaja põlisväärtused nagu sõnastada ja midagi ei ole teha. Ameerika põlisväärtused on need tegelikult, mida me oleme harjunud nimetama konservatiivseteks. Et rõhutatakse siis loomuõigust, tavasid, traditsiooni, kultuuri, vabaduse ja omandiõiguse seotust. Need on, mis siis toodi nagu uuesti välja ja nüüd ilmselt siis tänu sellele maailma globaliseerumisele siis liideti sinna või kasvas juurde ka kogu see varasemaks liberaalseks peetud tööraha ja tööraha kaupade ja tööde liikumine. Aga seda ma sealt niimoodi välja lugenud otsast. Aga tuleb välja küll. Nii, lähme edasi. Veel. Et oma südames on Ameerika jätkuvalt paremtsentristlik, seal oli rõhutatud see artikli ka Obama ajal. Ta võib küll Obama olla valinud presidendiks, aga Lloydi veel kinnitus on ta ikkagi parem, keskmine Ameerika parem konservatiiv. Nii, see jääb nagu keskmist rolli täitma. Lähme edasi. Mart Laar. Väga pikalt seda, Mart Laar, tema panus just nimelt praktikuna Eesti konservatiivseks olemisele on ikka ilmselt mõõtmatu. Ja siin ma tõin tema tsitaadi, või mida siin kordab vist veel üks artikkel, et niivõrd palju vähemalt nominaalselt või nime poolest konservatiivseid parempoolseid jõude pole vist Euroopa Liidus olnudki erinevate tasandite võimukorras, nii riigi tasandil kui ka Europarlamendis, mis on pikka aega EPP kontrolli all. Et see kõik on nagu hea, aga seda ma vist siin välja ei toonud, aga samas see parempoolsus või ka konservatism ja kristlik demokraatia erinevates vormides, eriti lõunapoolsetes Euroopa riikides on ka samas üsnagi nii lurriks muutunud kohati, et nimetus on juba üks asi, aga sisu ei ole ei enam liberaalne, pigem juba sotsialistlik või pagan teab mis. Nii. Ja Mart jälle ka rõhutab seda, et tänapäeval on vaja selliseid juhte, kes ei karda raskeid otsuseid ning on suutelised need läbi suruma, palju neid on, mitte mingi parempoolse revolutsiooni teostamiseks, vaid lääne tagasitoomiseks väärtuste juurde, mis ta kunagi suureks tegi. Kõlab väga tuhkelt ja nii jaoks ka programmiliselt. Vabandust, jälle Steven Van Hecke, kristlik demokraatliku poliitiku teke ja olemus. Mulle väga meeldis, ma lihtsalt personalismi, kui üks kristlik demokraatide lähedal õpetus, mis oli siis möödunud sajandi esimese poolele, 17. sajandi lõpus levinud. Sellised lihtsalt siirad põhimõtted filosoofiliselt, mida siis sobib ka meil nagu võtta teadmiseks. Lähtub siis Kanti põhimõttest, et inimesi ei tohi kunagi hinnata vaid eesmärgi saavutamise vahendina, vaid alati eesmärgin iseeneses. Üksikisik on relatiivne olend, keda ei saa kogukonnast eraldada, sest alles kogukonnast saab üksikisikust isiksuseks. Saab täielikult arendada, äraneda, majanduslik kord põhineb sotsiaalse õiguse solidaarsusel. See nüüd läheb see kristlik demokraatlik rida edasi ja sotsiaalne kapitalism tuleneb kristlik demokraatlikust arusaamast inimesest ja ühiskonnast ning on Lääne-Euroopa heaolu ühiskonna nurgakivi. See on nüüd see kristlik demokraatlik lähenemine ka turumajandusele, mida me saime Konrad Adenaueri fondi erinevate lektorite näol 90. aastate keskel ikka hommikul õhtul igal seminaril ja me saime ju kõvasti noomida, kui me Isamaa Liidus tegime tollal oma seminari, meie ministrid käisid kohal või meie parlamendiliikmed, et miks me ei tee sotsiaalset turumajandust. Miks te ometi ei tee?
ja me siis püüdsime ikka selgitada, et vara veel, pole raha, et õige küll, et kõik tahame seda sidusat ühiskonda, aga siis ei olnud võib-olla kuidagi see asi küps. Mina jälle praegu võtan riski enda nimel öelda, et mulle tunne, et praegu võiks seda asja siiski nüüd natukene tõsisemalt vaadata, et võib-olla midagi annab juba teha. Nii. Just vabariigi aastapäeval 94. võttis sõna Euroopa Keskpanga uus pealik, tundub, et niisugune jõuline tegelane Mario Draghi ja ütles, et sotsiaalse turumajanduse võite ära unustada. Et kõik, see mudel on ennast ammendanud, lihtsalt ei ole, meil ei ole nii palju raha. Okei, lähme edasi. Lähme edasi. Unustame ära. Nii. No see on nüüd natuke sinu teema juba, jah, see Johannes Christian Kökke ja Andres Klein. Andres Klein oli see Konrad Adenaueri fondi vahepealne. Siiamaani. Riias. Riias, jah, õigus, jah. Ja siin ma lihtsalt tein selle Adenaueri tsitaadi, mida me siis võiksime ka teada ikkagi meiega tänase ürituse toetaja. Konrad Adenauer ütles Konrad Adenauer 46 aastal. Me nimetame end kristlikeks demokraadideks sellepärast, et oleme sügavalt veendunud, et ainult demokraatia, mille juured on õhtumõises kristlikus maailmavaates, kristlikus loomuõiguses ja kristliku eetika põhimõtetes suudab täita saksa rahva kasvatamise suure ülesande ja viia ta uuesti tõusuteele. Ja vähem aga rohkem, aga seda ta tegi. Oli läinud 10-20 aastatki ja Saksamaa oligi uuesti jalul. Iidul on veel muid lauseid, ta siin tsiteeris hommikul saksa rahvas üles. Jah, aga me jõuame veel seda kuulata. Ja siis meie naised Brüsselis, Kadri Vanem, Kaja Serg, ma ei hakanud seal palju välja kirjutama, et väga detailse põhjaliku ülevaate siis IPP fraktsiooni tegevusest, olemusest ja kuidas ta tekkis juba algusest peale, kui see Euroopa söe ja terase ühendus moodustati. Et see on vanimaid fraktsioone, kristlik-demokraatlik ja ta on nagu väga kuulsusrikka tähendusega kogu siis Euroopa Liidu ülesehituses. Et see on nagu oluline teada. Edasi. Eelmises kohe oli see nimi Robert Schumann, seda peab teadma, see oli siis Euroopa Liidu ikka ristiisa, et tema raamat on Eestile silmunud. Nii, ja siis Berk Vaher, tõesti, lahe lugemine, mina jälle nägin, tõesti lugemine, hea lugemine. Kirjaniku asi peabki olema. Jah, ja ma ei osanud seda muud välja tuua, et mõned tuttavad nimed lihtsalt, mida kõik armastame, Midsommeri, Võrru ja Hollanderi krimisarju. Et neid on võrdselt väga hästi vastu võetud nii Suurbritannias ja Eestis, aga Midsommeri puhul siis kurvastav teade oligi siis, mida varem ei teadnud Berk Vaher artiklist, et Drew May, kes on siis selle produtsent, võeti maha, kuna Midsommer, mõelge, on liiga, Briti, vana Briti külaühiskonna keskne ja ei ole teatud vähemuste esindajaid, ei ole värvilisi inimesi ja võetigi maha ja nüüd me näeme ilmselt see Barnaby on kindlasti Pakistan on järgmine kord, ma ei tea. Barnaby juba läks pensionile tasemel nagu nii oleks. Ja ühesõnaga, tegelikult õudselt kurb ja seal ongi küsimus, eks ta muidugi, eks ta idealistlik ega nii idülliline hoolivõtta laipadest see Midsommeri elu ka ei olnud, eks ole, aga ikkagi inimestel on vaja silme ees hoida ja toita usku, et on võimalik niisugune nagu normaalne ilus ühiskond, et ta ei ole väga kaugel meist, ta on küll natuke lakeeritud, aga eks me seda ka otsime läbi massimeedia. Aga kui sinna tulevad ka nüüd mingid, igasuguste äärmuslikud tegelased ja lõhub nagu selle pildiga jälle ära, et siis ongi normaalne, et ma pean ootama, et selle asemel, et siin ehitada külakogukonda, mis oleks nagu lähedal idüllile, ma olen käega, et las siis läheb siin ka siin vastu taevast, et isegi nemad ei saa. Aga see huvitav see dialoog üldse, see popkultuuri, konservatiivsuse, maailmavaate vahel, Berki vahel on ilusasti seal välja toodud, tasub lugeda, et nad on, loomulikult nad on erinevad, nad on mõnedki isegi vastanduvad, aga nad on samas jälle väga lähedased.
noh, võta... Eksisteerivad koos. Jah, täpselt koos. Nad tegelikult annavad teineteisele jõu. Konservatism ja popkultuur annavad teineteisele jõu. Et selles mõttes on, noh, mulle meeldi meie oma punkarid, eks ole, noh, kunagi maleva kasvandik Verle Jääger, noh, kellele mina küll ilmselt mingit mõju pole avaldanud, aga kes on üks Eesti sinnapoolsed punkarid ja ma arvan, et oma maailmavaated konservatiivne. Nii, lähme edasi. Vot, eks ma olen oma hingelt juba peaaegu kõik ära rääkinud, aga nüüd sellest teesist või tõdemusest, et tõepoolest inimene on duaalne olend. Et seda me ei peida mitte kuhugi, et võib-olla siit on lihtsam ka selgitada maailmavaatelisi erinevusi, et kui liberaalsusel tõepoolest see inimese individuaalne vabadus on prevaleeriv, et tema sooritusvõimel ei tohi mitte mingit takistusi panna, siis sotsiaalsusele võib-olla rõhuvad just sotsialistid, kes rõhuvad siis kollektivismi ja ei lase inimesel vabalt hingata, siis konservatiividel on nagu harmoonilised koos, võtab inimest nagu loomulikuna. Aga siin on ka selle vaba ja miks on konservatiivid, mina sidusin oma selles artiklis ka üsna jõuliselt ka Karl Popperi konservatismiga, palju ei ole nõus sellega, et Popper tema on avatud ühiskond ja pigem rohkem liberaalne, aga kui see läbi lugedes, minu jaoks on Karl Popper väga konservatiivne oma lähenemistest ja tegelikult see vaba ühiskond saabki eksisteerida, ütleme, konservatiivsed põhimõtted ja inimese duaalsus saabki parimal viisil väljendada just vabas ühiskonnas. Ja mulle väga meeldib, kuidas see Popper ka täiesti üks-üheselt selle Platoni ja Platonist järgsevad igasugused utopismi õpetused, keda siin ka Bukowski väga räigelt nimetas, väga selgelt paika paneb, et need tegelikult ei usalda inimest. Aga me usaldame inimest, anname talle võimaluse, aga tema vabaduse piiriks ongi see sotsiaalsus, mitte ainult piiriks, aga ka ühtlasi võimaluseks. Et see Popperi lugu on minu arvates sobis siia sisse. Aga eks teist olete ise, mida ma siin veel aretasin. Lähme edasi. Andres Arrak, jälle väga raskelt välja rebida. Pigem mõtlesin, kui meil interneti võiksime Andres Arraku slidishow'd vaadata Tunnekelame leheküljed. Tal on väga selgelt numbrite, diagrammide, graafikutega ära põhjendatud, miks just konservatiivne lähenemine majandusele on tegelikult see, mis meid võiks kõigist jamadest päästa. Ja Tiidu poolt välja öeldud tõdemus ilmselt pärineb ka sellest peatükist, et konservatism on ka rahapoliitika juhtimisel paratamatult ainuke asi, kuhu me peame jõudma. Et Andres Arrak paneb ka värve muidugi väga palju juurde, et vananev ja heaoluga äraliitud Euroopa marginaliseerub nii demograafiliselt kui ka majanduslikult. Jah, see on tendentsid, aga ega ta nii ühene ka ei ole, sest et selline korrosioon toimub ka muudes maailma osades, ka isegi Hiinas olimata hiildavast majandusnäitajatest. Ei ole niimoodi, et meie siin ainult taandareneme, mujal kõik läheb väga hästi, on ühte teises ja teist ühes, aga üldiselt Andres Arrak tasub igal juhul alati lugeda. Vot, mina ei tea, mina ei osanud Peeter Oleskit, tal oli ühe hingetõmbejaga kirjutatud asi ja ma mõtlesin, et kui ma sealt välja võtan endale liiga ja ma arvan, et see on üks tubli essee Eesti haridusest ja ta loeti seda ise. Ma jätan selle praegu, mitte et tal midagi öelda ei oleks, tal on väga palju öelda, tal on nagu ühe hingetõmbega öeldud. Et ma ei hakanud teda hakkima. Huvitav, tasub lugeda. Nii, Lukasel on loomulikult juba professionaalse haridusjuhina, ministrina, professionaalpoliitikuna juba palju sellised struktureeritavalt, aga ega ma võtsin ka siit lihtsalt mõned teemad, et mis lihtsalt kindlustab meie juba kujunenud arusaama konservatismist, et on kaks põhialust ja hariduspoliitika perekond, mis kannab vastutust alaealiste laste harimise ja kasvatamise eest ning hariduspoliitilised otsused, mida on tehtud, mida ellu viiakse, et seal ei tohiks väga järske käänakut juua. Ja
mis mulle jälle väga meeldib, et inimesed on väikese rahva kõige olulisem ressurss, et mul on vabandust, ikka iga inimesesse tuleb akumuleerida ühiskonna tähelepanu. Väga hästi tõniselt peenelt öeldud, akumuleerida ühiskonna tähelepanu, siis kõiges mõttes, nii halduslikus, ma ei tea, rahalises, poliitilises mõttes tõesti inimene on tegelikult see, kes peab selles ühiskonnas kõige paremini. See on aru saada, mida ta selle ühiskonna mõtleb. Kes on see ühiskond ja kuidas ta tähele paneb? Jaa, aga võtan, siia me saamegi panna igaüks oma mõttelisi sisu. Ma arvan, et ta mõtleb, väga tihti peale aetakse ühiskond ja riik oma vahel. Jah, see on küll. Mina mõtlesin küll riiki siin praegu. Ja loomulikult see meie kui konservatiivide põhimõte, et tuleb tagada oma keele ja kultuuri edasikestmine ja välistada suuremahul immigrantide juurdevool. Ja siin ma muidugi olen ka Jüri seisukohaga nõus. Mina olen ka selle meelt, et kõrgharidus, ülikooliharidus peab andma inimesele maksimaalse võimaluse ühiskonnas, ütleme nii, ta peab maksimaalselt võtma välja arendada ennast. Andma valikuvõimalus, valikuvabadused, aga kõrgharidus ei ole nagu spetsialisti vormise kool, kus tulevad mingi kuju klotsid välja. Et me ei ole, või nagu on Jüri Sepp majandusteadlane öelnud, me oleme efektiivsuse majanduse faasist jõudnud juba innovatsioonimajandusse, kus on võib-olla teised kriteeriumid. Aga see on omaette teema. Nii, lähme edasi. Ja nüüd tulebki vist veel Nuttel, jah? Vabandust, Herkelis ma palju nagu siin selles võtmes ei leidnud. Ütles välispoliitikas, Herkel on hästi palju 10 aasta jooksul osalenud Euroopa Nõukogu ja paljudes muudes rahvusvahelistes koostööprojektides, koostöövormides. Ja ta ütleb väga õiglaselt siin, et ütleme sellistes põhidemokraatia väärtustes on sellise südametunnistusega poliitikuid igas fraktsioonis, või nagu ta ütleb, igas partei perekonnas. Et me ei saa nüüd otseselt vastanda, sa oled see sots ja sa oled see liberaal ja sa oled see roheline, et see konservatiivselt automaatselt nagu seal tegelikult ajavad sageli sellises rahvusvahelises koostöös väga sarnaselt oma asju. Kuid on indikatiivsed teemad, just minnakse jälle lahku. Seda siin toob näiteks Kuuba teema, näiteks Hispaanias on ikka väga teravat erinevus, parempoolsed toetavad Kuuba dissidente. Ma ei pea hakkasin ja parempoolsed dissidente ja vasakpoolsed siis Castrot ja sellised teemased veel. Nutt jäi nüüd näitamata, aga ma püüan peast tsiteerida, mida ma välja tein. Ma tuletan lihtsalt meelde, mis tema peast kirgi oli. Elekter kadus ära, jah. Nutti. Konservatismi põhiväärtus, konservatismi väärtuspõhisus, põlisus, rahvusus ja eetika. Et see meil nüüd täna selles ülevaates jäänud nagu väga tahaplaanile, kuigi see mitmetel autoritel oli kindlasti sees, aga rahvuslus. Me ju ennast ka nimetame rahvuslik konservatiivseks ja meil on hästi palju neid inimesi, kes otsivad just head väljundit, head poliitilist väljundit selle rahvusluse edendamiseks. Rahvuslus on oluline ja seda me ei saa unustada ja IRL, siis varasemalt siis Isamaaliit, RSP ja kindlasti ka Res Publica on olnud need vähemalt poliitilisel skaalal need erakonnad, kes on pidanud rahvuslust ka oluliseks teemaks. Ja Nutt põhjendabki seda konservatiivse väärtusena, et kaasaegsed konservatiivid tunnustavad inimeste õigust emakeelele, selle säilimisele, kaitsmisele, arendamisele ja põlisrahvaste puhul emakeelsele haridusele. Siin muidugi on, vist Nuti artiklis oli ka multikulti teemast palju juttu, et tegelikult see, kuidas on Euroopas mindud nüüd täiesti kriitika ja ajuvabale, vahepeal võib-olla viimasel äkki mitte, kriitika ajuvabale kõigi eksootilise tunnustamisele põliste väärtuste arvel. Et see on tekitamas üsna plahvatusohtlik olukord, et kui inimeste ikkagi
kõige harjumuspärasem eluviis, need väärtused, mida on esivanematega oluliseks peetud, äkki maha tallatakse ja mingid teistel inimestel, kes on siia tulnud mujalt, kellel on need väärtuste kodumaa juba kusagil olemas, et nende inimeste väärtused on ka meil äkki hoopis tähtsamad kui meie põlisväärtus ja vastuolu ei saa olla suutlik või jätkusuutlik. Ja immigratsioon ei tohi kahjustada varasemate elanike õigusi ja heaolu, see on ka üks nutitees, ja eetika ja moraal on ühiskonda kooshoidev kategooria ja ühiskonna sidustaja. Eetika ja moraal on ühiskonna kooshoidev kategooria, ühiskonna sidustaja ja ausalt nende sõnadega mul sobib ka lõpetada. Minust tasuks lugeda veel esimene artikkel, mis seal oli Norra noorkonservatiiv ja kui loete selle läbi, siis saate vastuse Breiviki juhtumile minu meelest üpris, mida minu meelest poliitikud maha salutavad probleemi olemusel. Aitäh, Aimar! Aga me saame jõuamist täna rääkida. Aimar jääb siia, eks ole.